romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kuulajad! Teiega on Õhtule reisi podcast Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Koolman. Tänases saates reisime Kanaari saartele ja meiega on siin Evelin Karlsson, kes on seal 10 aastat elanud, kui ma ei eksi. Jaa, tere! Tervist! Ja no kuidas sina enda jaoks need Kanaari saared avastasid ja veel nii, et sa elama sattusid sinna? No tegelikult, eks me ju kõik teame, et Kanaari saared on olemas ja kuskil nad seal keset Atlandi ookeani on. Ja eriti palju ma kuulsin nendest siis, kui ma elasin ja töötasin mingi periood Madeira saarel. Et kui Madeira on üks 10 maailma kõige ohtlikumast lennujaamast ja siis, kui Madeira ei saanud lennukeid vastu võtta, siis nad läksid kas Gran Canariale või Tenerifele, et siis ma nagu väga tajusin, et vot siin kuskil on, et teevad ühe peatuse enne. Aga ma olen ilmselt üks nendest väga vähestest eestlastest seal 2000-ndate alguses, kes üldse ei mõelnud, et minu suur elu eesmärk on minna Kanaari saartele, sest tol ajal nad muutusid ju eestlaste hulgas väga populaarseks. Siis vist oli rohkem Gran Canaria, siis tuli juba Tenerife ja hiljem tulid juba siis muud saared seal riburada pidi järele. Aga samas, kui mulle seda töövõimalust pakuti 10 aastat tagasi, ega ma siis väga pikalt ei mõelnud, et kuidagi näpud trükkisid kiiremini, kui mõtte järgi jõudis ja siis ma olin oma jah-sõna öelnud ja niimoodi ma sinna sattusin. Mis töövõimalus sulle sinna pakuti? Mulle pakuti seal tööd reisiesindajana ja ma tegelikult mõtlesin, et aga miks mitte, et ma lähen siis ja vaatan, sest et nii palju on kuuldud, aga käinud ma seal ei olnud ja mõtlesin, et praegu on hea võimalus seal ära käia, eks siis elu näitab. Ja nagu näitaski. Aga mis sind sinna kinni on, mis on sind seal kinni hoidnud kõik need 10 aastat? Tõele au andes 4 aastat tagasi ma pakkusin oma killavari kokku ja tulin ära Eestisse ja mõtlesin, et hakkan ontlikuks vanaemaks ja üldse ontlikuks naisterahvaks ja enam ei jookse mööda maailma ringi. Aga siis hakkasid sealt ikka igasugused kõllid tulema ja 1,5 aastat tagasi läksin enda arust ainult maad kuulama ja maandusin seal täie rauaga uuesti. Ma ilmselt valmistan väga suure pettumuse, kui ma ütlen, et ma ei jooksnudki sinna suure armastuse tiivul ega kellegi järel, vaid täiesti ise mõtlesin välja, aga ma arvan, et kindlasti üks suur põhjus on see kliima. Et ikkagi see kliima on seal niivõrd soodne. Ja samas on ka hästi põnev, sest et nüüd ma olen peale seda vaimset ja füüsilist heitlemist Tenerife ja Lanzarote vahel, ma olen ikkagi jäänud praegusel momendil Tenerifele püsima ja Tenerife on selles mõttes ju väga huvitav Kanaari saar, et sa jõuad 1 päeva jooksul sisuliselt kõik 4 aastaaega läbi käia ja iga kord on see jälle uus ja huvitav, sest et see loodus ei ole iga päev samasugune. Sa vastasid juba ära mu järgmise küsimuse, mis oli see, et millisel Kanaari saarel sa elad ja miks? Võib-olla seda miks osa sa saad natuke laiendada? Sellepärast, et praegusel momendil mul on seal tööga seotud kokkulepped. Et ma olen selles mõttes väga õnnelik inimene, et ega ma ei oleks võib-olla julgenud neid otsuseid teha, aga eriti see koroona aeg, kui kogu maailm hakkas tegema kaugtööd, mina tegelikult tegin ennem juba kaugtööd. Sellepärast ma julgesin nii julgelt edasi-tagasi käia ja ma olen selles mõttes õnnelik inimene, et üks kaugtöö võimalus on hommikust õhtuni tõlkida ja teine võimalus on käia erinevate inimestega kohtumas ja teha seda giiditööd. Et mul on seal jah erinevad kokkulepped, aga ma pean küll ütlema, et ega ma ilmselt ei ole selle Tenerifega kokku laulatatud, sest et mina kui ma selle giiditööst loobuksin, siis ma ilmselt oma selle igapäevatööga, selle tõlkimisega saan ükskõik millisel saarel hakkama, kas või El Hierrol, eks ole, kuskil seal Kapa-Kohilas. Aga me oleme jah omavahel arutanud kodus, et tegelikult perspektiivis võiks isegi täitsa huvitav olla proovida Gran Canariat, et just seda põhjaosa, mitte seda lõunat, sest ega me praegu ka ei ela turismipõrgu lähedal.
Gran Canaria põhjaosa on siis mitteturistikas. jah, noh, seal on selles mõttes ikkagi sinna põhjaosa peale jääb see Las Palmas, mis on minu arvates kõige modernsem linn kõikidel Kanaari saartel. Aga seal on jah, selline ilus roheline kliima ja seal ei ole väga palju turiste, noh, suurlinnas ikka on turiste ja seal on jahisadamad ja muud sadamad ja kõik nii edasi, aga ilmselt jah, kuskil seal mõnes väikses mägikülas või? Sa hiljuti andsid välja raamatu Minu Kanaarid ja praegu mul on see raamat käes. Siin tagakaanel sa tsiteerid nüüd kedagi, ma pakun siis, et selline, ma ei tea, ma loodan, et mitte tüüpiline turist, aga võib-olla mõni turist. Ja ma tegelikult ise olen ka midagi taolist kuulnud, loen selle ette ja siis jõuan ka küsimusteni. Ühesõnaga, kes siis Kanaari saari ei teaks? Ma olen käinud Kanaaridel ja minu sugulased ka. Aga millisel saarel täpselt? Ei noh, Kanaaridel. Et siis Kanaarid on meil ju saarestik ja seal ei ole selline üks Kanaarid, et on saari palju. Räägi, mis saared seal siis on? Tegelikult on Kanaari saari 13 ja nendest 8 on sellise suurusega, et seal elatakse. Nad on... kogu aeg räägitakse või on väga palju räägitud, et elatakse 7 saarel, et 7 suurt saart. Tegelikult see kõige tillem, mis on natukene nagu Lanzarote ripats, selle peale läksid inimesed elama umbes 200 aastat tagasi, nii et enne seda oli ka see selline väike asustamata saarekene, aga asustatud saari on 8 ja tegelikult ütleme selline suure turismi ohvriks on kõige rohkem ilmselt Tenerife ja Gran Canaria, aga ega Lanzarote ja Fuerteventura tulevad ka päris reipalt järgi, kuigi nad on jällegi teistmoodi, nii et iseenesest on siis kuskil 4 saart sellist, kus käib hästi palju turiste ja ülejäänud on siis sellised väiksemad ja rahulikumad ja võib-olla, et seda turismi seal sellisel määral ei ole nagu suursaartel. Need 3 on siis, eks ju, El Hierro, sa mainisid? El Hierro, La Gomera, La Palma. La Palma. Et siin... ja ütleme, noh siis see 8, eks ole, see La Graciosaga, mis on see. Et kui sinna minna, siis naljalt nagu turiste ei kohta või ikka kohtab? Kohtab ikka sellepärast, et El Hierrole vähem. El Hierro on võib-olla kõige sellisem rahulikum, sest ta on nii kaugel. Et sinna pääseb kas lennukiga või ütleme siis, nüüd nad avasid uuesti Tenerifelt laevaliini, aga see sõidab sinna õige mitu tundi, nii et sa pead ikkagi seal ööbima jääma ja noh, ega ookeani peal ei ole väga lõbus sõita, eks ole, ütleb minusugune maailma kõige suurem merehaige. aga eks seal on jällegi see saksa turist, kes on need pisikesed vahvad kohad seal leidnud, aga mis puudutab La Gomerat ja La Palmat, siis seal ikkagi päeval käib hästi palju turistid, nad tulevad teistelt saartelt, peamiselt siis Tenerifelt ja La Palmale käivad ka turisti need kruiisilaevad. Et kui minu üks selline tööga seotud kokkulepe on kruiisituristid Ameerikast ja Kanadast, siis nemad tihtilugu ütlevad, et kas nad on just La Palmalt tulnud või lähevad sinna järgmine päev, nii et La Palma võtab ka palju kruiise vastu. No kui see loodetavasti mitte keskmine turist ütleb, et ta käis Kanaaridel, mis su kogemus näitab, et kus ta siis käis? Gran Canarial. Ma ise mõtlesin millegi pärast sama, sellepärast, et see kuidagi tundub nagu varasemalt nimetati seda, või varasemalt sa ütlesid ka, et Gran Canaria oli hästi popp ja minu meelest nagu varem öeldi, tihti käisin Kanaaridel, et praegu nagu öeldakse, lähed Tenerifel, käisin Tenerifel. Jah. See on natukene muutnud, aga kuna minu põhitöö on ikkagi soomekeelne, ma töötan Soome turistiga, siis nendel on täpselt seesama efekt. Et nemad on käinud Kanaaridel ja siis, kui sa hakkad vaikselt uurima, et kus tema siis täpselt käinud on, siis ikkagi Gran Canarial. Kuidas ühelt saarelt teisele liikuda? 2 varianti, kas lennuk või laev. Aga arvestama peab sellega, et kuna, ma natuke räägin seda tausta, et kuna saared on jagatud 2 rühma, idasaared, mille peasaar on siis Gran Canaria ja läänesaared, mille peasaare on Tenerife, siis ikkagi, kui minna nii-öelda nendele
idasaartele, eks ole, näiteks Fuerteventurale või Lanzarotele, siis Läänesaartelt otse ei saa. Et väikesaared peavad kõigepealt istuma ümber Tenerifel, siis järgmise ümberistumise tegema laevale, eks ole, Gran Canariale, sealt siis nad saavad edasi liikuda. Aga kuna seal on see Pinter, lennufirma ja mingi kohalik Kanaaria firma on ka, mis mitte kunagi ise ei lenda, iga kord istud ikka jälle Pinteris, kuigi sa oled selle kaudu pileti ostnud, siis põhimõtteliselt nende lennukitega saab hästi kiiresti ja tihtilugu muidugi pead ka jällegi Gran Canarial tegema vahemaandumise, kui sa sealt läänest lähed, aga see käib kiiresti, sest need vahemaad on siiski väga väiksed lennuki jaoks. Et kui sa näiteks tahad mingi, ma ei tea, El Hierrole või La Gomerale minna, siis see ei ole tegelikult väga lihtne, sa pead ikka seal mingi ümberistumisi tegema. Kui sa lähed Tenerifelt, siis La Gomera on nii lähedal, et see on põhimõtteliselt kapsaga visata või kiviga visata, et sinna see tunnikene või tegelikult see on Kanaaride 50 minutit, mis mitte kunagi kesta 50 minutit, eks ole, ikka oluliselt rohkem, et La Gomeral on väga lihtne käia laevaga. Me ei olegi vist seal kunagi lennukiga käinud, aga La Palmale ja El Hierrole tasub ikkagi minna selle lennukiga, et see on nii lühikene lend, et käid sutsti ära. Et siis laev või lennuk, aga aga sa pead juba ikkagi olema seal Kanaari saartel, et see mandrilt tulla on sellega see ikkagi ju liiga kaugel. Mandrilt minu meelest, ma tean, et enne seda 3 aastat tagasi oli La Palmal vulkaanipurse, eks ju. Ja enne seda tehti charterreise, isegi Soomest tulid sinna charterreisid, aga põhimõtteliselt neid ei tule El Hierrole ega La Gomerale, tegelikult tuleks ikkagi kõigepealt tulla siis Tenerifele, sealt mandrilt ükskõik millisest riigist täpselt siis, et lennuliiklus on väga selline mitmekesine. Tenerife on see põhiline, kuhu on vaja jõuda. Kuidas saartel sa soovitad liikuda? Ma ei tea, kas siin on kõikidel saartel sama teema, et ma ei tea, võtta kindlasti rendiauto või see sõltub ka saarest, et millega on kus parem ringi liigelda? Et kas bussiga, rendiautoga? Jah, saan aru. Ma mõtlen, et ma hakkasin praegust neid saari silme eest läbi laskma ja ma tegelikult olen ikkagi seda meelt, et loomulikult võib ju minna ja puhata ja võtta mõne giidiga ekskursiooni ja neid ekskursioone on hästi palju ju ka erinevaid, et ühe päevaga sa ikkagi tervet saart enamasti läbi ei näe. Aga kui sa tahad näha selliseid kohti, millest näiteks raamatus on ka kirjutatud, kuhu ikkagi isegi need bussid ei mahu ja ma arvan, et isegi mikrobussid ei mahu nende pisikeste kurviliste teede peale, siis ma tegelikult, kui vähegi julgust on, soovitan kindlasti rendiautot vähemalt paariks päevaks. Et võib-olla tõesti käia seal mõned kohad giidi ekskursioonil, vaadata, natukene jälgida neid teid, et kuidas näiteks meie mõistes ühesuunalisel teel, mis tegelikult on kahesuunaline tee, et kuidas seal kuristikust alla või kuristikku kukkuvata saaks nagu turvaliselt mööda ühest või teisest sõiduvahendist ja pärast siis nende õpitud nippidega ja juba võib-olla, et seda ametlikult saadud teadmist rakendades või informatsiooni rakendades ise edasi avastada. Põnevamaid kohti. Kuidas siis saab mööda ilma kuristikku kukkumata? No seal tuleb alati jätta meelde see, et suuremal on õigus, eks ole, ja seal on üldiselt selliste teede peal, mida ei pruugi võib-olla kohe märgatagi, on tihtilugu sellised pisikesed taskud või sellised kruusakohad välja töötatud, kuhu saab siis see pisem ja õnnetum ja tavaliselt turist, sellepärast et kohalik näiteks buss või keegi ei jäta, eks ole, ju oma tööd pooleli, et siis peab ikka see pisem järgi andma ja sinna vahesse tõmbama ja lihtsalt ootama või näiteks serpentiinide peal või mägedes, kui on väga hea nähtavus, siis tavaliselt sellega harjub ära ja minu jaoks on see juba täiesti loomulik, et vaatad silmanurgast juba, et sealt kuskil 2 serpentiini altpoolt tuleb buss või mõni suurem liinibuss või mõni suurem auto üles, et siis juba tõmbad sinna taskusse ära ja jääd rahulikult ootama. Aga loomulikult ma saan aru, et kui inimene tuleb esimest korda, siis sellist asja lihtsalt ei tule.
mis need ägedad kohad on, kuhu niimoodi keerulist moodi pääseb, et sa ütlesid, et sa raamatus oled ka, oled mõnes kirjutanud, kuhu tasub minna? Noh, kui me praegust alustame võib-olla Tenerifelt, ma ei tahaks muidugi, et see oleks siuke hästi Tenerife keskne, aga siis kindlasti tuleb käia Maskas, ma arvasingi, sa ütlesid. Kus on need serpentiinid. La Gomeral tuleb kindlasti käia seal üleval Garahonai rahvuspargis. El Hierrol tuleb kindlasti minna sinna, kus on need ilusad kadakad ja kus on need lehmad ja kus on tegelikult kruusateed. Nii et võid arvata, et ega sinna mingisugused ekskursioonid kunagi ei lähe. La Palmal ülesse sinna observatooriumi juurde ja seal mägedes on väga kihvtid sellised kurvilised teed. Kui vähegi saab, tasub sinna ööseks jääda ja neid tähti vahtida. Ja loomulikult, Lanzarote on minu jaoks hästi lihtsalt sõidetav. Ja Fuerteventura on ka suhteliselt selline rahulik, et seal väga palju sellist actionit ei ole teede peal, nagu võib-olla nendel Läänesaartel. Et need on sellist natuke rahulikumad. Gran Canarial on ka minu meelest hästi head teed, kui üles mägedesse minna, et nad ei ole nii kitsad. Mis sa silmas pead actionit teedel? Action on ikka see, et keegi ehmatab ära ja siis ta ei tea, milline on gaasipedaal ja milline on piduripedaal ja siis nad on oma nende rendiautodega vahel keset teed, sellepärast et mina ise muidugi ka ei taju väga hästi autogabariite, aga ka selgub, et ka osad turistid on samasugused. Ja siis nad ei tea, kui tee äärde nad võivad minna ja siis ikkagi need bussid ei mahu mööda või ütleme natuke mingi suurem auto ei mahu sealt mööda, et siis vahel on ikkagi päris pikalt seda jälgimist seal, kuni siis kõik kohalikud bussijuhid ja muud kohalikud mehed tulevad autodest välja, hakkavad käte-jalgadega õpetama ja näitama, kes kuhu tuleb minna ja olen ka seda näinud, kuidas lükkab turisttüdruku rooli tagant välja ja hakkab ise autot parkima, et suured sõidukid sealt mööda saavad, nii et actioni all mõtlema, et päris lõpus on vahel neid asju vaadata seal. Et arusaadav, aga lõpus. Kas autot rentides peaks olema sel juhul maastur, kui ma lähen mägedesse, samas maasturiga ei mahu hästi vist mööda nendest bussidest, peaks olema pisike sõiduauto, et mis sa soovitaksid rentida? Mina soovitaksin muidugi, mida väiksem, seda parem. Aha, okay. Kuna seal raamatus on ka see pandapunn, et nüüd ma just hiljuti nüüd mul täna või homme, kui ma koju lähen, siis mul on kodus auto ootamas. See toodi täna öösel mandri pealt ära, aga põhimõtteliselt ka nüüd, kui ma olen siin autot rentinud hädavajadusel, et me lihtsalt ei saa ühe autoga hakkama, siis ma olen ikka seda Fiat pandat võtnud, mis on hästi pisikene, aga muidugi mägedes ja seal sõita ta on natukene nõrk, et siis võib-olla, et selline kuna Seat, mis iganes, tal on mingi uus nimi nüüd, on hästi populaarne Hispaanias, siis võib-olla siuke Volkswagen Polo või Seat Ibiza või mingi selline natukene võimsam auto, aga mägedesse, kui tahab minna seiklema, siis muidugi need suured autod on väga lahedad ja maasturid ja kõik nii edasi, aga ma arvan, et väiksema autoga on lihtsam. Kõige tuntum saar ikkagi on praegusel ajal Tenerife nendest Kanaari saartest. Miks inimesed sinna Tenerifele eelistavad minna? Ma arvan sellepärast, et võib-olla ma teen nüüd mõnele saarele liiga, aga see on nüüd puhtalt minu subjektiivne arvamus, et ikkagi see Lõuna-Tenerife piirkond, mis on see kõige turisti rohkem, on ikkagi talveperioodil kõige soojem ja ka õhtul väga soe. Et mõned saared on ikkagi õhtul, sa pead panema omale kinnise sussi jalga ja võib-olla sellise kampsuni peale, aga reeglina Tenerifel lõunaosas saab praktiliselt ikkagi terve talve niimoodi elatud, et võibki käia plätudega ringi, eks ole, ja võib-olla et siis tõesti mingi pikakäisega bluus õhtuti. Teisest küljest kliima on väga fantastiline, väga soe, väga mõnus. Siis, kui ma veel reisiesindajana töötasin, siis meil oli ka palju sellist vanemat Eesti inimest, kes tuli iga aasta 3, 4, 5 nädalaks, ütles, et 2 nädalaga ükski kont enam ei valuta. Siis ta natuke nautis seda mitte valutavat konti ja siis läks tirinal jälle Eesti talve tagasi. Aga teine asi on muidugi ka see, et ta on Euroopa.
et seal sa saad ikkagi Euroopa kummetega hakkama ja kui peaks midagi juhtuma, on see Euroopa ravikindlustuskaart, sa saad seda arstiabi ja sa ei pea muretsema selle peale, et noh, eks me ju kõik teame, mis inimesed alati mõtlevad, et minuga ei juhtub kellegi teisega ja kui see asi juhtub, siis on ju palju paksu pahandust, aga Euroopas on see ikkagi nagu lihtsam, et saab nagu asjad kiiremini korda ja see suhtumine on ka nagu ikkagi euroopalik, kuigi geograafiliselt Aafrika. Kui valida kohta seal Tenerifel, siis pigem eelistada lõuna poolt või sa ütleksid, et võib ka põhja poole? Mina isiklikult ei läheks põhja poole, sellepärast et seal on minu jaoks talveperiood, kui ütleme, eestlased ei käi ümber aasta, et Kanaaride turism või ütleme Tenerifest, kui nagu suuremast turismi magnetist rääkida, siis seal on aastaringne turism, eks ju. Aga põhjas on väga hea, võib-olla suveperioodil aprillist, ütleme siis oktoobrini, aga oktoobris tavaliselt hakkavad esimesed vihmad seal põhjas, et siis ta on minu jaoks liiga niiske ja võib-olla et natukene jahe. Et kui sa ikkagi oled siuke 28 kuni 32 harjunud, siis juba 22 tundub tõeline pakane. Et siis... See on, tegelikult see distants ei ole väga suur selle põhja ja lõuna vahel. Mis selle erinevuse põhjustab sellise suure temperatuuri? Selle põhjustab seesama vulkaan, mis on keset seda saart ja mis on ametlikult see 3718 meetrit üle merepinna. Noh, vahemärkusena öeldes, kuna vulkaanidel on natuke teine süsteem selle mõõtmisega, neid hakatakse mõõtma sealt jalamilt, siis tegelikult see teide on praktiliselt 8 kilomeetrit kõrge ja ta ongi maailma kõrguselt 3. vulkaan. Nii et see on täiesti selline haruldane võimalus siin Euroopas, administratiivses Euroopas sellist näha, kogu seda taimestikku ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt, kui kujutada ette, siis ikkagi see keskmine pilvekõrgus, kui põhja poolt tulevad pilved, toovad neid ütleme vihmapilvi kaasa, ta on ikkagi seal sukene 1000-1500 meetrit laias laastus. No vahel on nad ka madalamal, 600-800 meetrit need pilved ja lihtsalt ükskõik kui tugev see tuul sealt on, kui ta sealt põhjast tuleb, ta ei jõua neid pilvi üle selle vulkaani lükata, nii et noh, kui need pilved muutuvad nii-öelda veestiineks, eks ole, siis nad sajavad seal põhjas alla. Tänu sellele on seal muidugi imeline kliima, imeline loodus, väga roheline, väga värske, aga ütleme see Lõuna-Tenerife, kus ikkagi kõik need päikesenäutlejad on, see on ikkagi tõsine kõrb. Ja seal on ka kindlasti kallim, sellepärast et seal on palju päikesenautlejaid, mõnus olla. Jah, see ongi ilmselt ka üks põhjus, ma ei tea, kas sa tahad nüüd sinna välja jõuda nende turismivastaste aktsioonideni, mis on sel aastal 2 korda olnud aprillis ja oktoobris, aga põhimõtteliselt jah, seal on kallim ja seal on tohutult hinnad tõusnud, võib-olla et mitte ainult söögi osas, sest et osad toiduained, noh näiteks mida ikka turist armastab, võib-olla selline niks-näks ja õlu ja nii edasi, ega nemad on ikkagi väga sellises mõistlikus hinnaklassis, aga ütleme kõik üürikorterid ja külaliskorterid ja kõik on ikkagi seal peale viimase 2 aasta jooksul on 2-3-kordsed hinnad minu meelest. Ja see mõjutab ka kõike kohalikku elanikku. Ja see mõjutab ka kohalikku elanikku, sellepärast, et kohalik elanik, ütleme see turismisektori inimene, turism on küll suurim tööandja, aga see, kes seda turisti iga päev teenindab seal hotellis või nendes kohvikutes ja restoranides, nende palgatase on ikkagi niivõrd väike, et ta ei suuda nende turistidega võistelda. Ja ta ei suuda endale isegi võib-olla seal mingit stuudiokorterit üürida selle oma palga eest, sest et see kuuhind on oluliselt kõrgem kui tema palk, eks ju, ja igaüks võib-olla ei taha sellises, noh, kuidas ma ütlen, nagu ühiselamus elada, et me nüüd rendime kamba peale seal voodikohti, aga kuna me ise ka siin mõni kuu tagasi olime sunnitud endale uut kodu otsima, siis ma viisin natuke ennast nende asjadega kurssi ja tegelikult on täiesti uue nähtusena minu jaoks on nüüd tekkinud viimase aastaga see, et üksikud inimesed otsivad endale toakaaslasi, et renditakse seal turismipiirkonnas, ütleme siis Lõuna-Tenerifel, renditakse mitte
mitte ainult tuba, see on ka hästi tavaline, et renditakse korterist üks tuba, et näiteks 2 või 3 magamistoaga korteri, igas magamistoas elab siis täiesti võõras inimene ja renditakse ka voodikohti. Ühes toas siis? Ühes toas, et sa oled nagu siis hostelis või ühiselamus, eks ole, et igaüks maksab seal oma voodikoha eest. Et see on nagu minu jaoks täiesti selline uus nähtus, et kui palju sellise voodikoha eest tuleb välja? Oleneb, kõige selline, ma arvan, et see ei ole nüüd väga objektiivne, aga me siin kevade poole, kui see nagu päris hulluks läks, need üürihinnad, siis mul üks kolleeg leidis sellise kuulutuse, et seal lõunapiirkonnas siis küsiti voodikoha eest, ma ei mäleta, kas see oli 1300 või 1500 eurot kuus. 1300? Jaa, aga see on ka täiesti selline tipp, ma usun, et seda kunagi ei suudetud selle hinnast välja üürida, aga küsida võib kõike. Aga ma arvan, et oleneb muidugi jällegi ka piirkonnast. Et võib-olla, et natukene seal serva peal sa võid saada sellega 400-500 euroga, aga kuskil seal võib-olla, et päris hotellide ja ütleme promenaadi lähedal sa võid ka selle toa eest maksa 600-700 eurot. Pluss siis sinna tulevad vesi ja elekter veel juurde. Oot, kuidas siis nii odavaks läks seal promenaadi lähedal? Ei, see on ühe toa eest, kui sa näiteks see korteri eest küsitakse sul 1800 eurot. Aha. Ja kui sa organiseerid sinna 3 inimest elama, siis nagu igaüks maksab see 600 eurot, näiteks niimoodi, eks ju. Aga need, kes kas või siit Eestist, need kliimapagulased, kes lähevad 6, 2, 3, nad tõenäoliselt sõltub ka inimesest, kui nad lähevad perega, siis vaevalt nad see ühte tuba rendivad, et võtavad korteri, et mis hinnaga võiks arvestada seal lõunapool? Kui tahab lõunapool olla, siis ma arvan, et kuskil 1200-1500 peab kindlasti arvestama kuuga. See on siis nüüd 2-toaline, 3-toaline, mis see on meie mõistes selline 2-toaline. Aga võid ka saada 3-toalise, sest et ega eestlased on tegelikult väga nutikad, et kui nad tulevad sinna paariks kuuks või natuke pikemaks ajaks, ega nad kõik ei tule sinna päris, ütleme, Playa de las Americase keskusesse, et nad juba võtavad ikkagi natuke serva pealt või isegi võib-olla, et natuke sealt väljas nendest rannaküladest, Costa del Silencio, kus on hästi palju eestlasi näiteks talvitumas, või siis teisele poole, lääne poole, ütlen Playa Paraiso, kus on ka palju eestlasi talvitumas. Aga seal on siis soodsam? Seal on natuke soodsam, jah. Mis hinnaga ma võiksin seal arvestada? Seal ongi selline, võib-olla, et 2 magamistoaga võib saada 1200-1300, aga 1 magamistoaga natuke üle 1000, 1100. Kui sa ütled 1 magamistoaga, siis see tähendab magamistoa pluss tuba elutuba, et see on nagu meie mõistes 2-toaline. Okei. Et selline nipp siis nendele, kes pikemaks ajaks lähevad pigem nendest suurematest turistikeskustest tsipa välja. Jah, sellepärast, et bussiliiklus on seal päris hea minu arvates. Eks muidugi seal on palju selliseid tunne oma kodusaart bussi ka, eks ole, aga põhimõtteliselt jah, ja seal elavad tegelikult ka eestlased elavad sellises, nagu me ennem rääkisime, et on näiteks 2 või 3 magamistoaga ja iga siis ütleme natukene eakam inimene, eks ole, üürib sealt siis seda ühte tuba, nii et siis nad kamba peale maksavad selle üüri seal kinni. Sa enne ütlesid, et ei tahaks, et podcast oleks täiesti Tenerife keskne. Ma olen nõus. Räägime teistest Kanaari saartest ka. Ma olen kuulnud, et sinu lemmik on Lanzarote. Vastab tõele? Vastab tõele. Miks Lanzarote? Ma mäletan, et kui ma ei olnud veel Lanzarotel käinud, siis minu soomlannadest kolleegid vanemad ütlesid alati, et kui sa peaksid kunagi Lanzarotele tööle sattuma või siin saadetakse sinna tööle, et see on nagu tõeline karistus, et see on kõige õudsam koht, kuhu maa peal on üldse võimalik minna. Mingil arusaamatul põhjusel ma kunagi ei võtnud seda tõena selles mõttes, et ma ei kujundanud endas eelarvamust. Ja mulle üldse meeldib must värv ja puhtad värvid ja minu meelest see Lanzarote loodus, mis on selline madal ja must ja siis need erinevates päikesevarjundites küütlevad punakad vulkaanid. Ja siin-seal on võib-olla väikene siukene ta paibapõõsas ka, eks ole, natuke annab sellist rohelist värvi juurde. Vot
mulle nagu meeldib see must ja valge, et see on kuidagi nii puhas ja ta on nii rahulik. Võrreldes Tenerifega või Gran Canariaga ta on hästi rahulik. Et seal kuidagi see elurütm on jälle teises rütmis. Aga milline on näiteks kõige vähem avastatud pärl Kanaari saartest? Sinu hinnangul? Ma arvan, et El Hierro. Miks? Mis seal on? See on täiesti selline, et kui me kõik oleme Euroopa Liidus. Euroopa Liidus on igasugused nõuded ja reglemendid ja oma tõlkijatöös ma tihtilugu puutun nendega kokku, need on üsna ranged. Ja siis lähed sa El Hierrole ja sa sõidad seal nende kurvide peal ringi, kus ei ole mitte ühtegi sellist piiret või tõket tees ja siis sa nagu mõtledki, et aga kui nüüd see rool käib valele poole, siis sa tegelikult kukudki sealt alla, et seal on nagu mitte mingisuguseid takistusi, et nagu kohati tundub, et see Euroopa Liit oma kõiksuguste nõudmistega ei ole sinna jõudnud. Ja seal sa võidki sõita, ta on ka jällegi nii rahulik, ta on isegi veel rahulikum Lanzarote, et sa sõidad nende kurvide peal ringi ja sa võid seal sõita tund aega ja mitte kedagi ei tule sulle vastu ega ei sõida sinust ka mööda. Et sa oledki nagu kohati nagu üksinda, aga samas seal on jälle kõik need kõverad kadakad ja need lehmad seal patseerimas ja need väikesed külakesed, et väga-väga ilus koht. Ja tuleta meelde, kuidas sinna El Hierrole saab? No El Hierrole on minna kõige lihtsam kas lennukiga Tenerifelt otse või siis nüüd on pandud käima ka uuesti see laevaliin, mis läheb Tenerifelt siis El Hierrole. Ma ei ole nüüd nii täpselt jälginud, ma ise ilmselt kunagi ei läheks, ma ei tea, mis peaks juhtuma, et ma läheks laevaga El Hierrole, aga vanasti see võttis umbes 4 tundi aega see üks ots, nii et ma usun, et ta on ka siiamaani sama pikk, nii et sinna peab jääma siis ööbima. Noh, 4 tundi nii ja naa, et kui me võrdleme, et Stockholmi me läheme 16 tundi, siis 4 tundub nagu vähe, aga ma pakun, et need laevad on ka sellised väikesed ja pole nagu erilisi tegemisi seal. Jah, selles mõttes, et kui vaadata neid laevu, mis sõidavad siin Helsingi ja Stockholmi vahel, siis need on ikka kohutavad gigandid nende laevade vahel, mis sõidavad seal Kanaari saarte vahel, ja loomulikult kuigi Balti meri on meil ju väga tormine ja mässlev, siis ikkagi need hoovused ja see ookeanilaine ja see on ikkagi natuke midagi muud, nii et need pisikesed konnad seal hüppavad päris korralikult. Kus on parimad rannad? Fuerteventural ja Gran Canarial. Miks? Mis teeb Sellepärast parimaks? Nad on parimaks, teeb nad see, et nad on valged. Ja selline mõnus ja pehme liiv, eks ole, et Maspaloomase liivatüünid, kõik on nendest kuulnud ja tegelikult ju peetaksegi Fuerteventurat päikesenautlejate paradiisiks, et rannainimeste paradiis ja eks muidugi need tüünid ja see rannaehitus, ütleme siis robustselt öeldes, on selline, et seal on ka lihtsam ookeani ujuma pääseda kui kuskilt kivirandade pealt. Ja Musta rannaga on muidugi ka see probleem teistel saartel, et kui on ikkagi korralik kuumus, siis ega sa isegi see oma 50 meetrit oma rannatooli pealt näiteks merre, ega sa ei lähe palja jalu, sest sa lihtsalt põletad oma jalatallad ära, sest see must liiv tõmbab niimoodi seda kuumust sisse, et ta täiesti, kujutad ise ette, eks ole. A must liiv on kus? Must liiv on ikkagi enamusel Kanaari saarte rannad on mustad. Et osad on natuke jäävad heledamaks, sellepärast, et siin on aegade jooksul siia-sinna toodud seda valget liiva Marokost juurde. Aga eks see meri teeb oma töö oma tõusude ja mõõnadega, nii et eks see liiv ikka käe jooksul seguneb, et ta täiesti lumivalge enam ei ole. Kus on kõige ilusam loodus? Panin sa mõtlema. Jah, ma just nagu mõtlengi, et sa võid ka mitu varianti välja tuua, sest ilu on vaataja silmades. Ilu on vaataja silmades ja hästi raske on seda kõige ilusamat loodust välja tuua. Võib-olla, et siis, kui me räägime sellest loodusest, mis ühe jaoks on võib-olla lilled ja liblikad, teise jaoks ongi need vanad vulkaanikraatrid ja kõik need nii-öelda need katlad seal, eks ju. Et siis ma ikkagi jälle pakun välja La Palmat.
et La Palma on väga ilus saar. Mis seal La Palmal ilusat on? No mulle meeldivad esiteks need La Palma värvilised nukumajakesed. Et kui seal La Palma selles väikeses pisikeses pealinnas ringi kõndida, siis ma ei oska öelda, kus neid värvilisi maju on mujal ka, näiteks Fuerteventural on ju ka ju toredad värvilised majad, aga kuidagi need La Palma majad on niisugused natukene teistmoodi, neil on selline oma fluidum ja muidugi seal üleval mägedes need mändide vahelised, need nii-öelda need orud seal, et lihtsalt vaatad ja naudid seda, et väga ilus on. Ja parim näiteks matkahuvilistele? Parimatele matkahuvilistele ma isegi võib-olla, et arvaks, et on La Gomera, sest see on hästi populaarne, kus käiakse palju matkamas, kus on toredad matkarajad ja muidugi matkahuvilistele, üks variant on muidugi ka jällegi Tenerifel see Anaga poolsaar, kus on need loorberipumetsad, seal on ka väga vahvad matkarajad ja tõsisele matkahuvilisele võib-olla, et isegi üleval vulkaani peal Teide peal on väga kihvtid matkarajad. Need on nüüd küll väga rangelt sellest kuust alates reglementeeritud ja kontrollid on seal väljas ja väga piiratakse inimeste arvu, kes ta sinna päeval lastakse, nii et tuleb registreerimisega minna ja niisama sinna mütsiga lööma ei saa minna, aga need on ka jälle väga põnevad, need mägedes jalutamised. Mida kontrollitakse, et ei oleks liiga palju inimesi? Jah, et ei oleks liiga palju inimesi. Aga mis juhtub siis, kui on liiga palju inimesi? Ega seal muud ei juhtugi, seal on ikkagi natukene, sest et ega meil Euroopas ei ole nii palju selliseid kõrgeid kohti, nagu on, ütleme, see Teide vulkaan, nagu me ennem rääkisime, et seal on ikkagi väga palju seda endeemilisi taimeliike, seal on väga palju sellist puhast ja puutumatu loodust, et see on ka nüüd üks põhjus, miks on need turismivastased, isegi need ei ole turistide vastased, need on ikkagi olnud nüüd selle, ütleme, turismimudeli vastased aktsioonid või ütleme meeleosutused, et seal on ikkagi see looduse hoidmine, sest et tänapäeval ei ole enam nii levinud see, et on, ütleme, see paketiturism, et inimene tuleb, käib seal ühel ekskursioonil ära, läheb koju tagasi ja kõik on rahul. Inimesed ikkagi käivad hästi palju iseseisvalt ja nad jumal paraku ei austa seda loodust ja seda keskkonda niimoodi, nagu nad peaksid seda tegema. Et see on see põhipõhjus. Et kaitsta loodust ja keskkonda. Küsin järgmiseks, et kuhu minna, kui tahad leida lastele rohkem tegevust? No siis ikkagi peaks minema nendesse kuulsatesse. Jõuame ikka Tenerifel tagasi. Gran Canaria lõunaosa, Lanzarotel näiteks, kus on ka palju selliseid vahvaid lastele mõeldud hotelle, kus lastel on seal mingisugused veepargid, on näiteks Lanzarotel, Playa Blancas ja Tenerife. Ütleme siis viimasena Tenerife. Tenerife lõunaosa, jah. Loetle mingisuguseid kohti, kuhu võiks lastega minna. Ma saan aru, et need lapsed on ka erinevas vanuses, et kas on väga väikesed või on ka, ma ei tea, 14-aastased ju on ka lapsed, aga sellised lahedad kohad, et mida tasuks külastada? No võib-olla, et kui me nüüd alustame sealt Lanzarotelt, mis ka, kui mõelda nüüd laste peale, siis seal on üks pisikene selline loomapark, mis on jah, võib-olla, et nende teiste parkidega suurematel saartel võrreldes võib-olla natukene selline nadi, aga teisest küljest, kui sinna pisikeste lastega minna, kes võib-olla et ei jaksa päev otsa seal marssida suurtes parkides, siis kindlasti tasub seal Lanzarotel minna ja mis on Lanzarotel lastele, võib-olla jah, mitte 3-4-aastastele, aga juba suurematele lastele on ikkagi tohutu elamus, on see vulkaani sees käimine. Et seda ikkagi, kui sa ei ole seal käinud, siis minu meelest ei kujuta seda ka väga täpselt ette, aga minu kogemus ütleb, kui ma seal giidina töötasin, et meil oli ikka selliseid 5, 6, 12-aastaseid, et kui muidu nad võib-olla on sellised, eks ole, siis see vulkaani sees käimine on see, mis ikkagi lapsele on ka hästi suur elamus. Mida see tähendab vulkaani sees käimine? Mida see endast kujutab? See kujutabki seda, et tegelikult on selline suur avaus, sest et kui sa kujutad seda vulkaani ette, eks ole, et ta on ju sees tühi.
aga kui ütleme, see laava seal või ütleme, ta magma, kui ta seal sees on, kui ta seal pulbitseb ja hakkab keema ja siis tekib, eks ole, eraldub sealt, see on see kohvi keetmise efekt, eks ole, et läheb kogu aeg kuumemaks ja tekib see aur ja see hakkab siis tohutu kiirusega see mullid sealt läbi tongima ja see tähendabki seda, et seal vulkaanis sees on hästi palju selliseid õhutaskuid, seal on tohutu pikad igasugused kanalid ja need kanalid on täpselt sedamoodi, kuidas see voolav magma või laava on siis hiljem seal tardunud, siis täpselt sellele, eks ole, tal on ka erinevad sellised tasandid ja nüüd on seal Lanzarotel seal on tegelikult 2 võimalust vulkaani sees käia, aga ma seal raamatus ka ikkagi soovitasin seda natukene naturaalsemat, kuhu ei ole seda kontserdisaali veel ehitatud ja loodetavasti, seal on muidugi üks kontserdisaal seal taga, aga see ei ole nagu nii kommertsiks tehtud. Et siis ongi nagu, et hüppad sealt sellest august sisse, siis nendest on tehtud selline looduslik trepp ja siis sa oledki kuskil seal maa sees ja siis sa näed täpselt, kuidas on tekkinud need sellised suured need õhutaskud, kuidas sealt jooksevad kõik need kanalid, võid näha mitu meetrit ülesse, siis on sul seal kohal on mingisugune kanal jookseb, et iga kord jälle erinev, et see on väga kihvt kogemus, et muidugi saab teistel saartel ka, näiteks Fuerteventural ja Tenerifel saab ju ka natukene vulkaani sisse minna, aga see ei ole päris see võrreldes Lanzarotega. Aitäh sulle, Evelin, selle väga toreda vestluse eest. Aitäh teile kuulamise eest ja küsimuste eest. Järgmine peatus on eetris 2 nädala pärast. Kuula meid üle nädalati kolmapäeval Õhtulehest, Spotify'st, SoundCloud'ist või iTunes'ist ja ära unusta meie podcasti tellida.